arupärimisi ja eelnõusid. Silver Kuusik, palun. Aitäh, austatud volikogu esimees, ja ütlen kohe ette ära, et palun tavapärasest grammike pikemat aega. Ühtlasi palun ka siis võimalust näidata ühte slaidi, mida ma loodan, et on siis näha ka. Nii, nüüd on ilusasti olemas. Arupärimine on siis härra abilinnapea Meelis Leitile. 11. detsember 2017 sõlmisid Tartu spordi... Siis näitan seda osa, mis ta võib. Märkus on arvesse võetud. Sa lubad mind ligi? Oota, vabandan. Nii. Ehk siis võtame selle. Kas nii ka saab, et volikogu liikmetel on näha? Võin on selle suuremaks. Nii. 11. detsembril 2017 sõlmisid Tartu spordi juhataja Eve Lill ja töölepingu, mille järgi asus täitma juhitavas asutuses halduri ülesandeid. Nimetatud perioodil oli Tartu sport eraldi sihtasutus. 19. aasta mais Tartu sport ja sihtasutus Tartu puhkepark tegevused ühendati ning selle tulemusena tekkis Tartu linna poolt hallatav asutus Tartu sport. 20. aastal on sõlmitud siis Eve Lille ja vahel töölepingu muudatus, mille ainus muutus on palgamäära tõstmine. Need allkirjad on teie ees, tahtsin lihtsalt, et volikogu liikmed seda kohta näeksid. Ja minu hinnangul kvalifitseerub seda laadi tegevus ka selgelt korruptsiooniks. 21. aastal on sõlmitud lepingute redaktsioonid Tartu linnavarade osakonna juhataja Gunnar Jürgensoni ja siis vahel tahan küsida, kui tavaline see on, et mõne osakonna juhataja värbab tööle linna allasutustesse inimesi. Olgu öeldud, et on minule teadaolevalt täiskohaga tööl Päästeametis ning ei ole eluliselt usutav, et ta saanuks samal ajal täita Tartu spordis halduri ülesandeid. Endiste kolleegide sõnul ei osalenud ka ülesannete täitmisel, mis oli teistele halduritele ja töötajate ette nähtud. Teisisõnu on tugev kahtlus, et käis tööl tööraamat ehk antud isik rikastus alusetult. 24. aasta märtsis on minule teadaolevalt Tartu linnavalitsus saanud politseilt info, et seda laadi kaebus on neile laekunud. Kohese vallandamise või reageerimise asemel lahkub 24. aasta suvel omal soovil. Juhataja jätkab endiselt. Soovin teada saada, kuidas ning mis põhjustel vaatab Tartu linnavalitsus sellisele juhtumidele läbi sõrmede. Millal tagastab Tartu linnale töötasud, mille eest isik reaalset tööd ei teinud? Ja miks ei ole Tartu linnavalitsus antud juhtumi valguses alustanud tagasinõude menetlust? Tartu spordi tegevusest on teada ka sõidupäevikute tagantjärgi täitmine. Soovin teada saada, kuidas Tartu linn kontrollib oma allasutuses sõidupäevikute täitmist ning kuidas on välistatud, et maksumaksja raha kasutatakse eesmärgipäraselt. Tartu spordi kasutuses on rajamasinate tarvis oma kütusemahuti. Mitme töötaja sõnutsi on teada, et on toimunud küllaldane eraviisiline tankimine nimetatud mahutist. Soovin teada, kuidas on linn veendunud, et tema hallatavas asutuses on tagatud ainult eesmärgipärane kütuse kasutamine. On mitmeid näiteid korduvast töökiusust. Näiteks on teada, et 24. aasta septembris vallandati üks töötaja, kelle ülesandeks oli kommunikatsiooniga tegelemine. Tema asemel sõlmiti kommunikatsiooniteenusteks leping Renderwise OÜ-ga, mis on asutatud alles 2. septembril 2024. Ja toon ka selle teie ette. Seega oli Tartu sport nimetatud osaühingu esimene klient. Renderwise osaühingu omanikud töötab Tartu spordis haldurina ning on minule teadaoleva info põhjal juhataja Eve Lille väga hea sõbranna. Soovin teada saada, millistel argumentidel põhines veendumus, et tegemist on parima teenusepakkujaga Tartu spordi, seega ka Tartu linna jaoks. Miks ostetakse teenus sisse ettevõttelt,
mille juhatuses olevad liikmed töötavad Tartu spordis. 10. jaanuar 2025 toimus laululaval Tartu spordi jõulupidu, kus esmakordselt oli rakendatud osalustasu suuruses 5 eurot. Kuna pidulistel oli tellitud nii catering kui bänd, siis 30 osaleja puhul on mõistetav, et tegelik peoraha tuli maksumaksja taskust. On teada, et nimetatud asutus on varasemalt korraldanud mitmeid üritusi aastas, mis on oma töötajate jaoks olnud tasuta. Samal ajal on teada, et kõik linnaga seotud asutused peavad oma tegevuskulusid kärpima. Soovin saada abilinnapea hinnangut ning põhjendust sellisele tegevusele. Edasi, Tartu sport annab Vanemuise töötajatele võimaluse kasutada jõusaali ning selle eest annab Vanemuine vastu tasuta piletid teatrisse. Soovin teada saada, mis suuruses ning kellele jagatakse veel priipääsmeid erinevatesse Tartu spordi hallatavatesse hoonetesse. Lisaks soovin teada, kas 24. aasta lõpuks maksti Tartu spordis tulemustasu või preemiat, kui, siis mis ulatuses ning kellele. Tartu spordi juhataja tegevuste eest on pidanud Tartu linna maksumaksja maksma tuhandeid eurosid hüvitisi koondatud töötajatele. Kas Tartu spordis on tööjõukulud koos töötajate asendamiseks sõlmitud teenuselepingute maksumustega vähenenud? Kui jah, siis mis ulatuses? Lisaks palun välja tuua koondatud töötajatele makstud summad. Soovime nii kirjalikku kui suulist vastust. Aitäh!